nüüd oleneb. Kui ta nüüd on ikkagi väga palju, see oleneb, millise nurga all ta on moondunud. Aga kui saada alguses jagu või siis tuvastada, et see on, ei ole veel väga valutama hakanud, sest nad tegelikult teevad väga palju valu, siis erinevad jalatalla harjutused, ehk siis füsioteraapia, võimlemisharjutused, mida teha. Selle puhul need on hästi lihtsad, neid saab igaüks kodus teha. Ja kui ta on ikkagi läinud niimoodi, et need varbad on üksteise peal risti või ühtepidi või teistpidi, eks ju, siis selle valu ja kõndimise paremaks muutmiseks on operatiivne ravi. Aga ka seal peab jälgima seda, et peale operatsiooni kindlasti tuleb ka kasutada abivahendeid, mis aitavad hoida selle, sest mida vanem me oleme, seda aeglasemalt kõik luud kinni kasvavad ja paranevad, et kui ei toeta seda operatsiooni veel pärast, see oleneb võib-olla ka paar aastat, võib-olla ka elu lõpuni, oleneb, kui suur see operatsioon oli, aga nendega aitab toetada. Ja ka enne seda, kui juba näed, et hakkab vaikselt see kont välja tulema või kasvama suuremaks, on just sisetallad, mida väga paljud inimesed ka ei tea üldse, millised abivahendid on olemas. Aga sisetallad on need, mis siis tõstavad ristivõlvi. On pikivõlvi ja ristivõlvi toega. Aga kui tõsta seda ristivõlvi, ehk siis see on seal päka all ja päka all, kui hakkab see suure varba luu tasanduma ja vaikselt tagasi minema, sinna on veel erinevaid ööortoosid, päeva igasugused vahendid, mida varba vahele panna, mis aitab seda, sest varbad adapteeruvad väga kiiresti. Aga see võtab ikkagi aega, see oleneb, kui kaugel on arenenud.